My dear brothers and sisters, mu dear friends, kallid vennad ja õed ja sõbrad. Tere tulemast sellele noorte täiskasvanute ülemaailmsele pühalikule koosolekule, mida kantakse üle Salt Lake City konverentsikeskusest Ameerika Ühendriikidest. Ja see on pungil täis. Mina olen vanem Dieter Uchtdorf 12 apostli kvoorumist. Suur tänu teile kõigile, kes te osalete sellel suurepärasel pühalikul koosolekul koos meie kalli presidendi Russell M. Nelsoni ja õde Wendy Nelsoniga, kes meile kõnelevad. Meid inspireerib nende energia ja väsimatu pühendumine Issandale. Ootame huviga nende sõnumeid. Soovime tunnustada kiriku haridusnõukogu, preesterluse ja perekonna täitevkomitee ning Utah piirkonna juhatuse liikmeid, kes on koos meiega poodiumil. Alguslaulu laulame koos kogudusega üheskoos. Me laulame laulu Seal kõrgel mäe peal, lehekülg 5 eestikeelsetes lauluraamatutes. Muusikat juhatab õde Lena Aburte, orelil saadab vend Brian Mathias. Pärast laulu ütleb meile alguspalve vend Joseph R. McKellar. Dear Heavenly Father, we Armas thank taevane thee Isa. for this marvelous day. Me täname sind selle imelise päeva eest ja võimaluse eest, mis meil on, et koguneda siia konverentsikeskusesse ja üle kogu maailma, et kuulata sinu prohvetit. Palun õnnista meid, et meie süda ja meil oleksid avatud sinu sõnumitele ja sinu vaimule. Palun õnnista meid, et me saaksime meeleülendust ja oleksime võimelised tegema sinu tööd. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. we will first hear a musical number by a young adult choir from the Utah Valley Nüüd singing kuuleme Utah Valley Israel. noorte täiskasvanute koori esituses laulu Iisrael, Iisrael, looja kutsub. Neid juhatab Matthew Johnson ja orelil saadab Mathias ja Andrew Answorth. Pärast koori esinemist on meil rõõm kuulda kõnelemas õde Wendy W. Nelsonit. President
meie viimane kõneleja on president Russell M. Nelson, Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku president. Pärast president Nelsoni kõnet laulab koor laulu üheskoos edasi. Mackenzie Taylor will Õde offer then Mackenzie Taylor ütleb seejärel lõpupalve. Israel, God is calling thee from lands of woe. Babylon the great is falling. God shall all her towers o'erthrow. Come to Zion, come to Zion. Floods of anger flow. Come to Zion, come to Zion. Ere his floods of anger flow.
Our dear brothers and Mu sisters, how we kallid love vennad you. ja õed, How we me armastame teid väga. Kuidas me soovime, et saaksime teid kõiki koju kaasa võtta. Veelgi tähtsam, me palvetame, et midagi, mida püha vaim teile täna õhtul õpetab, aitab teil olla paremini valmis naasma koju. See on kodu suure K-tähega. Täna õhtul tahaksin rääkida teiega ühest küsimusest, mis võib teie elu muuta. See üks küsimus võib suurendada teie enesekindlust, vähendada teie ärevust, motiveerida teid, parandada teie meeleolu ja anda sihte, aidata olla tegusam, paremini keskenduda, selgemalt mõelda, aidata teil vastu seista kiusatusele, aidata tuvastada pettust, olla tänulikum, vähendada teie elus stressi, suurendada teie võimet armastada ja aidata teha paremaid otsuseid. See üks küsimus võib tuua teile rõõmu, lohutust, armastust ja rahu. Kuidas saan selles nii kindel olla? Sest just seda õpetasid mulle 30 teie eakaaslast. Ja ma usun neid. Need noored täiskasvanud õpetasid mulle, et kui te esitate endale selle konkreetse küsimuse, võib see aidata teil püüelda selle poole, mis on elus tõesti oluline. Aidata teil teha oma elus muudatusi, mida teie soovite teha ja võib isegi aidata teil tõeliselt meelt parandada. Teie sõprade sõnul võib see küsimus anda teile silmad, et näha, nagu te pole kunagi varem näinud, oma elus issanda kätt, maailmas ilu ja teistes inimestes headust. Lühidalt öeldes, kuna see küsimus võib luua kontakti issanda vaimuga ja teie vaimus oleva jumaliku DNA-ga, võib see üks küsimus tuua teile rohkem valgust ja tõde. Teie eakaaslased õpetasid mulle ka seda, et see küsimus töötab olenemata sellest, kui hullult hõivatud või monotoonne teie elu praegu on. Samuti ei ole oluline, kuidas te end tunnete, õnneliku, kurva, isoleerituna, pinges, masendunu, julge, ärevuses, põnevil, üksildase, kõrvalejäetu, ülekoormatu, tähelepanuta jäetuna või enneolematult rõõmsana. See pole oluline. See üks küsimus võib teie jaoks toimida. Kas te sooviksite seda küsimust teada? Suurepärane. Kõigepealt veidi taustinfot. Jeesus Kristus, meie päästja, meie lunastaja ja selle tema kiriku pea on teinud väga selgeks, et tema tahab, et meie teiega muutuksime üha pühamaks. Ta isegi käsib meil seda teha, öeldes, te peate näitama üles pühadust minu ees. Ja ta ei jäta seda lihtsalt nii. Ta lisab sellele sõna jätkuvalt. Kas see tundub liiga kõrgelennuline ja lihtsalt võimatu näidata jätkuvalt üles pühadust? Ma saan täiesti aru, kui te mõtlete, õde Nelson, mul lihtsalt ei ole selleks jõudu. Lubage mul teile kinnitada, et ma tean, et teil on. Enne meie abielu töötasin psühholoogi, abielu- ja pereterapeudi ning BYU professorina. Nende 30 tööaasta jooksul õppisin ma tundma küsimuste väge. Mõned küsimused võivad aidata meil mõelda asjadest täiesti uuel viisil, avades meie südamed ja meele igasugustele võimalustele, mida me muidu kunagi ei kaaluks. Seega, 2 kuud tagasi, kui ma mõtlesin küsimuste väele, kutsusin 30 meie noort täiskasvanud sõpra, täpselt teie vanuses, abielus ja vallalised, 3 päevaks eksperimenteerima selle ühe küsimusega. Palusin neil teha järgmist. Küsige endalt vaid ühes olukorras päevas, 3 päeva jooksul, mida teeks püha noor täiskasvanu. Ja see ongi kõik. See ongi mu küsimus. Mida teeks püha noor täiskasvanu näiteks? Kuidas alustaks püha noor täiskasvanu oma päeva? Mis oleks tema tegevuste nimekirjas? Kuidas ta räägiks sõbraga või käiks poes või mängiks või palvetaks või peseks pesu või loeks lapsele ette? Mida kuulaks või ütleks, kirjutaks või loeks, vaataks või kannaks püha noor täiskasvanu? Mida teeks püha noor täiskasvanu, kui ta seisaks silmitsi valesüüdistustega, reetmise või valesti mõistmisega?
mida ta teeks tõeliselt keerulises olukorras, milles tema väärtused või moraal proovile pannakse. Kuidas valmistaks ta end igal pühapäeval ette sakramendi võtmiseks? Kuidas kasutaks püha noor vallaline täiskasvanu oma aega pigem abieluks valmistumiseks kui abielu ootamiseks? Kuidas võiksid pühad noored täiskasvanud, kes on abielus, oma abielu tugevdada? Ja mis nendega juhtus? Mitmes USA osariigis ja 2 Kanada linnas hakkasid 30 noort täiskasvanut eksperimenteerima, küsides endalt, mida teeks püha noor täiskasvanu. Leidis aset tavapäraste igapäevaste tegevuste virvarr, nüüd juba sedamoodi, nagu püha noor täiskasvanu seda teeks. Juba mõne päeva pärast hakkasid laekuma aruanded. Ma räägin teile, mida mõned teie sõbrad tegid. Lõunasöögiks mõeldud porgandit krõbistati suurema tänulikkusega. Tavapärane muusika ja taskuhäälingud vahetati inspireeriva muusika, üldkonverentsi kõnede ja tulejärgne mulle taskuhäälingu saadete vastu. Aega nõudvad sotsiaalmeedia rakendused kustutati. Ropukeele kasutusega saated lülitati välja. Pikad ülesannete nimekirjad järjestati ümber uues tähtsuse järjekorras. Enne raskete koduste ülesannete tegemist palvetati, kutsudes püha vaimu endale juhendajaks. Pühakirju loeti erinevatel aegadel, sealhulgas vahetult enne eksami algust, mis tõi imelisi tulemusi. Vaimselt tugevdavad harjumused, mis olid kadunud pärast missioonilt koju naasmist, taastati. Klassikaaslastega jagati tunnistust. Kadedus sõprade suhtes, kes käisid kohtamas ja abiellusid, asendus armastuse ja rõõmuga nende vastu. Autoga sõitmisest sai vaikne mõtisklusaeg. Pidevad negatiivsed mõtted asendusid väikeste võitude ja paljude õnnistuste üleslugemisega. Nutiseadmete kasutamine asendati telefonikõnede ja isiklike külaskäikudega. Kasvas templis veedetud aeg, nagu ka abielumeeste kodutööde hulk. Ja ohtralt kogeti taevase Isa ja Jeesuse Kristuse armastust. Mis veel juhtus? Üks noor täiskasvanu avastas valikuvabaduse väe. Ta ütles, kuna ma otsustasin vaadata üldkonverentsi nagu püha noor täiskasvanu, ei vaadanud ma seda selleks, et kellelegi meeldida või mõjutada seda, kuidas inimesed mind näevad. Ma vaatasin, sest ma tean, et see kirik on tõene. See evangeelium on tõene. Mehed ja naised, kes kõnelevad, on inspireeritud ja juhitud Issandast. Ja ma tahtsin õppida. Tsitaadi lõpp. Üks krooniliselt inimestele meele järele olija teatas, et tema tööstress vähenes, ta kirjutas. Selle küsimuse esitamine muutis mu vaatenurka täielikult. Leidsin uut enesekindlust, sest mäletasin tähtsamate asjade olulisust. Ma õppisin, et mida pühamaks me muutume, seda vähem muretseme selle pärast, mida kõik teised tahavad ja rohkem selle pärast, mida Jumal tahab. Tsitaadi lõpp. Mu kallid vennad ja õed, praegu on Salt Lake'i tempel küll arhitektuuriline ime, kuid mitte tegutsev Issanda tempel. Kuni selles erakordses ehitises tehakse ulatuslikke renoveerimistöid ja kindlustatakse selle aluseid, on Salt Lake'i tempel templina kasutuselt kõrvaldatud. Kui tempel kasutuselt kõrvaldatakse, eemaldatakse see, mis on püha, see, mis on seotud talituste ja õpetustega. Kahjuks võib sama juhtuda ka inimestega. Pühadus on kahjuks paljude noorte täiskasvanute elust eemaldatud saatana löökide, halbade valikute ja ohtliku suhtluse tõttu suures ja ruumikas hoones olijatega. Need noored täiskasvanud on nii-öelda kasutuselt kõrvale jäänud Jumala tempel.
Olenemata sellest, kas see on teiega juhtunud või mitte, kutsun teid üles taastama või suurendama pühadust oma elus, tehes täpselt seda, mida Issand on käskinud. Jätkuvalt näitama üles pühadust. Võite alustada seda protsessi sellega, mida tegid teie eakaaslased. Küsige endalt vaid ühes olukorras päevas, 3 päeva jooksul. Mida teeks püha noor täiskasvanu ja siis järgige seda. Kui te elate oma elu tõusujoones, püüdes olla päevast päeva pisut püham ja kiirelt meelt parandada, kui eksite, leiate rõõmu selles elus ja igavest elu tulevases maailmas. Ja te hakkate kogema kõige sügavamal ja unustamatul viisil täpselt seda, mida meie päästja Jeesus Kristus lubas, kui ta ütles, mina suudan teid teha pühaks. Mu kallid vennad ja õed, nüüd kõneleb teile president Nelson. Ma tunnistan teile ja ma võin tunnistada iga riigi mis tahes kohtu ees maa peal, et president Russell M. Nelson on praegu maa peal Issanda prohvet, tema valitud ja juhitud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. My dear brothers and sisters, Mu kallid vennad ja õed. Me oleme õde Nelsoniga juba kuid seda õhtut oodanud. Minu abikaasa Wendy on tark naine, kellel on suur usk. Ma soovitan teile tema õpetusi. Kui imeline on kohtuda teiega Aaroni preestluse taastamise aastapäeval. Nagu te teate, põlvitas prohvet Joseph Smith ja Oliver Cowdery 15. mail 1829 metsas selleks kindlaks määratud kohas. Josephi ja Emma Pennsylvania osariigis Harmonis asunud kodu lähedal. Õde Nelson ja mina oleme seal suhkruvahtrate salus käinud. Selles salus sai püha paik, kui ristija Johannes andis Joseph Smithile ja Oliver Cowderile Aaroni preestluse. Hiljem taastasid Peetrus, Jaakobus ja Johannes samas piirkonnas Melkisedeki preestluse. 2015. aasta septembris pühitsesin ma selle preestluse taastamise paiga. Kõigi varasemate ülesannete seas, mis ma tookord saanud olin, oli see minu jaoks tähendusrikkaim. See paik mälestab preestluse volituse ja võtmete taastamist inimesele maa peal. Need ja teised võtmed olid vajalikud selleks, et juhtida taastatud Jeesuse Kristuse kirikut ning võimaldada meil teha ja saada olulisi talitusi, mille seas on ka perede igavesti kokkupitseerimine. See pühitsemise päev oli minu elus erakordne hetk. Nüüd on teie elus erakordne aeg. Teist päris selle sarnast ei tule. Te panete paika prioriteedid ja mustrid, mis mõjutavad märkimisväärselt mitte ainult teie surelikku, vaid ka teie igavest elu. Räägime elust. Mul on olnud sellega veidi kogemusi. Ma kasvasin üles suure majanduslanguse ajal. Teise maailmasõja ajal olin teismeeas. Surm on minust mõned korrad lähedalt mööda läinud. Olen käinud palju kordi 6 mandril ja ma pole veel kohanud rahvast ega kultuuri, kes või mis poleks mind inspireerinud. Ma olen ka leinanud. Ma olen näinud, kuidas vähk
be on slowly, aeglaselt, valulikult ja surmavalt 2 kallist tütart põrmustanud. and I have buried Ja ma olen matnud suurepärase abikaasa Tantseli, the mother of our 10 children. meie 10 lapse ema. Knowing that it is not good Teades, et inimesel ei ole hea üksi olla, otsustasin ma uuesti abielluda. I married another Ma abiellusin teise tähelepanuväärse naise, Kalli Wendiga. I've seen Olen näinud, kuidas sõbrad ja pereliikmed on teinud sangarlikke valikuid ja elanud eeskujulikult. and I have seen Ja olen näinud, kuidas teised on langetanud hukatuslikke otsuseid, mistõttu on nende väljavaated tühja jooksnud. in short Lühidalt öeldes, lived a long olen ma elanud kaua aega and at this point ega osta enam green banana. rohelisi banaane. I have also stopped spending time. Ja ma ei kuluta enam aega tähtsusetutele asjadele, You do matter. kuid teie olete minu jaoks tähtsad. Future matters. Ja teie tulevik on minu jaoks tähtis. I am so honored Seega so many of you come out. on mul suur au, et nii paljud teist on täna siia kokku tulnud Started this off on such a wonderful tone. ja tänan neid, kes meile nii imelist muusikat tegid. Your future. Täna õhtul sooviksin rääkida teiega teie tulevikust. Inaugural. Osalisime õde Nelsoniga hiljuti ühe ülikooli rektori ametisse vannutamisel. During that excellent event, Mõtlesin selle oivalise sündmuse ajal lugematutele pedagoogidele kogu maailmas, kes on pühendunud teiega samavanuste meeste ja naiste õpetamisele. Haridus on väga tähtis I consider it a religious responsibility. ja minu jaoks God is intelligent. on see usukohustus. Jumala hiilguseks on mõistus, However, between kuid ilmalike pedagoogide ja minu kui vanemapostli kohustuste vahel maa peal on suur erinevus. their job is to educate Nende töö on harida ja valmistada teid surelikuks kogemuseks, mis tähendab seda, kuidas saavutada edu oma elutöös. my responsibility Minu töö is to educate on harida ja valmistada teid peale sellega teie surematuks kogemuseks, mis tähendab gain eternal life. seda, kuidas saavutada edu oma, Teachings of the finest kuidas saada igavest elu. institutions. Ka parimate kõrgharidusasutuste õpetused on piiratud, kuna ilmalik haridus ei pööra üldiselt tähelepanu 3 põhitõele, millest harva kõneletakse. Esiteks sellele, This is going to die. et igaüks meist sureb. Second, Teiseks sellele, et tänu Jeesusele Kristusele tõuseb igaüks meist üles ja saab surematuks. and third, Ja kolmandaks sellele, et meid kõiki ootab ees kohtupäev. these three Need 3 muutumatut tõde peaksid moodustama teie vaimse hariduse aluse. because the restoration Jeesuse Kristuse evangeeliumi täieliku taastamise tõttu teame me palju oma surmajärgsete võimaluste kohta. we know that our Me teame, et meie isa majas on palju eluasemeid. we know Me teame, et Jumal armastab oma lapsi nii palju, et president Tallinna Jokesi õpetuste järgi all the children kõik Jumala lapsed, with the fewest of välja arvatud mõned üksikud erandid, jõuavad lõpuks ühte hiilguse kuningriiki. just think of it. Mõelge vaid, Father created meie isa lõi terrestilise ja celestilise auhiilguse kuningriigi, to provide a glorious. et ta lastel oleks hiilgav koht. My purpose tonight is Minu eesmärk on täna õhtul veenduda, et teie silmad oleks pärani tõe ees this life
et see elu on tõepoolest aeg, mil te otsustate, millist elu teie tahate igavikus elada. Nüüd on teie aeg ette valmistuda, et kohata Jumalat. Surelik eluaeg on vaevalt nanosekund võrreldes igavikuga. Kuid mu kallid vennad ja õed, see nanosekund on ülioluline. Selle elu ajal me valime, millistele seadustele me tahame kuuletuda. Kas me tahame kuuletuda celestilise või terrestrilise või telestilise kuningriigi seadustele ja seega, millises auhiilguse kuningriigis me igavesti elame. Iga õigemeelne valik, mille siin langetate, maksab praegu tohutuid dividende, kuid surelikkuses langetatud õigemeelsed valikud maksavad kujuteldamatuid dividende igavikus. Kui te otsustate sõlmida Jumalaga lepinguid ja olete neile lepingutele ustavad, lubatakse lisada hiilgus teie pea peale ikka ja igavesti. Need tõed peaksid tekitama teis ülimat hirmu millestki ilma jääda. Te olete võimelised jõudma celestilisse kuningriiki. Ülim hirm millestki ilma jääda oleks jääda ilma celestilisest kuningriigist ja leppida vähema kuningriigiga, kuna otsustasite elada siin maa peal vaid vähema kuningriigi seaduste järgi. Vastane loomulikult ei taha, et te homsele ja veel vähem igavesele elule üldse mõtleksite. Kuid palun ärge olge surelikkuse võimaluste ja proovikivide osas teadmatuses või naiivsed. Selles vaimus on teil vaja mõista 3 põhitõde, mis aitavad teil tulevast rada sillutada. Esiteks, teadke tõde selle kohta, kes teie olete. Teiseks, teadke tõde selle kohta, mida taevane isa ja ta poeg on teile pakkunud. Ja kolmandaks, teadke tõde oma usule pöördumise kohta. Ma kõnelen kõigist 3 punktist. Esiteks, teadke tõde selle kohta, kes te olete. Usun, et kui issand ise teile täna õhtul räägiks, veenduks ta esmalt, et te mõistate oma tõelist identiteeti. Mu kallid sõbrad, teie olete sõna otseses mõttes Jumala vaimulapsed. Te olete laulnud seda tõde sellest ajast peale, kui laulu Olen Jumala laps sõnad selgeks saite. Kuid kas see igavene tõde on kirjutatud teie südamesse? Kas see tõde on teid päästnud kiusatust kohates? Ma kardan, et te olete kuulnud seda tõde nii sageli, et see kõlab rohkem loosungi kui jumaliku tõena. Ja ometi mõjutab see, kuidas te oma tõelisest minast mõtlete, peaaegu kõiki otsuseid, mida te kunagi langetate. 2006. aastal Wendyga abielludes ootas mind ees mitu üllatust, millest enamik olid üpris imelised. Üks neist üllatustest oli ta riideesemete arv, millel oli mingi logo. Ülikoolide logod, mille ta oli lõpetanud, paikade logod, kus ta oli reisinud ja nii edasi. Alati, kui ta mõnda neist riideesemetest kandist, küsisin ma naljatades, mida sa täna reklaamid? Ta kutsus mind
selles naljas kaasa lööma. Labels can be. Sildid võivad olla lõbusad ning väljendada teie toetust arvukatele positiivsetele asjadele. Will change. Paljud sildid muudavad teid aja jooksul. And not all labels. Ja kõik sildid pole võrdse väärtusega. Kuid kui mõni silt Places your peaks asendama teie tähtsaimat identiteete, the results can be. võib tulemus olla vaimselt lämmatav. For example, if I were to rank Näiteks, kui ma peaksin reastama tähtsuse järjekorras minu kohta kehtida võivad nimetused, ütleksin ma esmalt, et ma olen Jumala laps, Jumala poeg. Seejärel lepingupoeg ning siis Jeesuse Kristuse jünger ja pühendunud liige tema taastatud kirikus. next would come my honor Nendele järgneksid mu auväärt tiitlid abikaasa ja isana, apostle of the Lord. siis issanda Jeesuse Kristuse apostli tiitel. All other labels, Kõik teised minu kohta käinud sildid, such as medical nagu näiteks meditsiinidoktor, kirurg, teadlane, professor, professor, tenant, leitnant, kapten, PhD, filosoofiadoktor, ameeriklane ja nii edasi, all somewhere down the list. jäävad nimekirjas tahapoole. Now let us turn the question. Suuname nüüd sama küsimuse teile. Who are you? Kes teie olete? First and foremost, you. Esiteks ja ennekõike olete te Jumala laps. Second, as a member of the Teiseks olete te kiriku liikmena child of, lepingu laps. and third, Ja kolmandaks you're a disciple. olete te Jeesuse Kristuse jünger. Tonight I plead with you. Ma anun teilt täna õhtul, et ei asendaks neid kolme esmatähtsat ja muutumatut identiteeti millegi muuga, Doing so kuna selle tegemine võib takistada teie arengut või lahterdada teid stereotüübi järgi, mis võib ehk nurjata teie igavest arengut. For example, Näiteks, you are identified kui teid teatakse peamiselt ameeriklasena, who are not American. võivad need, kes pole ameeriklased, mõelda, ma tean teie kohta kõike ja uskuda teie kohta midagi, mis on ekslik. If you identify yourself Kui te identifitseerite end poliitilise kuuluvuse järgi, liigitatakse teid otsekohe teatud tõekspidamiste järgi, kuigi ma ei tea kedagi, kes usuks kõike, millega nende eelistatud erakond hetkel nõustub. we could go on and on. Me võime muudkui jätkata nende piirangute väljatoomist, mis kaasnevad erinevate siltidega, millega me iseennast märgistame või millega teised meid märgistavad. Might label me Mõni võib öelda minu kohta vana mees. but I'm a lot younger than Adam. Ometi olen ma palju noorem, kui oli Aadam And Noah too. ja ka Noa. Ageism, racism, Ealine vahet tegemine, rassism, natsionalism, seksism ja terve hulk muid isme on universaalselt piiravad. how tragic it is when Kui traagiline see on, kui keegi usub silti, millega keegi teine teda märgistab. Kujutage ette lapse südamevalu, kellele on öeldud, sa oled rumal. identifiers and Identifikaatoritel ja siltidel on suur mõjujõud. adversary rejoices in Vastane tunneb siltide üle rõõmu, sest need lahutavad meid ja piiravad seda, kuidas me iseendast ja teistest mõtleme. how sad it is. Kui kurb see on, kui me austame rohkem silte kui üksteist. Labels can lead to Sildid võivad viia hukkamõistu ja vaenulikkuseni. any abuse Igasugune väärkohtlemine või kellegi kohta kujunenud eelarvamus rahvuse, rassi, seksuaalsuse, sättumuse, soo,
haridusastme, kultuuri või muu olulise identiteedi põhjal pahandab meie loojat. Such mistreatment Selline väärkohtlemine paneb meid elama madalamalt, as his covenant kui on ta lepingu poegade ja tütarde väärikuse kohane. various labels that may be very Loomulikult on ka selliseid silte, mis võivad olla väga tähtsad. Palun ärge saage minust valesti aru. Ma ei ütle, et muud nimetused ja identifikaatorid pole olulised. Ma ütlen lihtsalt, et ükski identiteet ei peaks kõrvale tõrjuma või asendama neid 3 püsinimetust. child of God, Jumala laps, lepingu laps ja Jeesuse Kristuse jünger. any identifier that Ega neile nimetustele eelnema. Kõik identiteedid, mis pole nende 3 põhinimetusega ühilduvad, veavad teid lõpuks alt. Muud sildid valmistavad teile aja jooksul pettumust, kuna neil pole väge juhatada teid igavese elu poole Jumala celestilises kuningriigis. Maailma identifikaatorid ei anna teile kunagi nägemust selle kohta, kes teist võib lõpuks saada. Nad ei kinnita kunagi teie jumalikku DNA-d ega teie piiritut jumalikku võimekust. because there is a Kuna taevane isa on suure päästmisplaani autor, does it not stand kas see ei anna siis põhjust järeldada, et ka teil on jumalik saatus? make no mistake Ärge selles eksige. your potential Teie võimekus on jumalik. with your diligence Kui te hoolega püüdlete, näitab Jumal teile vilksamisi, kelleks te võite saada. who are you Kes te siis olete? first and foremost Esiteks ja ennekõike olete te Jumala laps, a child of the covenant lepingu laps ja Jeesuse Kristuse jünger. as you embrace these Kui te need tõed omaks võtate, aitab meie taevane isa teil saavutada teie ülima eesmärgi, igavese elu tema pühas asupaigas. Teiseks, know the truth about what teadke tõde selle kohta, mida taevane isa ja ta poeg Jeesus Kristus on teile pakkunud. Nad on pakkunud teile lühidalt öeldes kõike. Heavenly Father's plan for his Plaan, mille taevane isa on teinud oma laste jaoks, võimaldab meil elada seal ja nii, nagu tema elab ning saada lõpuks üha enam tema sarnaseks. Tema plaan võimaldab meil saada sõna otseses mõttes kogu igaviku rikkalikkemaid õnnistusi, mis hõlmab ka potentsiaali saada Kristuse kaaspärijaks. God knows all Jumal teab kõike ja näeb kõike. in all of eternity. Keegi ei tea ega hooli teist kogu igaviku jooksul rohkem kui tema. No one will ever be Keegi pole iial teile temast lähemal. Te võite oma südame talle välja valada and trust him. ja usaldada, et ta saadab püha vaimu ja inglid teie eest hoolitsema. He demonstrated Ta näitas oma ülimat armastust, kui saatis oma ainusündinud poja to die teie eest surema, to be your savior, olema teie päästjaks redeemer. ja teie lunastajaks. Through his atonement, Oma lepituse kaudu võitis Jeesus Kristus maailma ära. Seega on ta vägev päästma ja puhastama kõigest ebaõigsusest. Ta vabastab teid kõige piinavamatest oludest omal moel ja ajal. as you come to Kui te tulete usus tema juurde, juhatab, hoiab ja kaitseb ta teid. he will heal your Ta teeb terveks teie murtud südame comfort you. ja trööstib teid ahastuses. He will give you access. Ta annab teile juurdepääsu oma väele He will make the impossible ja ta laseb võimatul saada teie elus võimalikuks.
Jeesus Kristus on teie ainus püsiv lootuse, rahu ja rõõmu allikas. Saatan ei suuda iial midagi neist korrata ja saatan ei tule ka teile iial appi. Kuid Jumala töö ja tema hiilgus on tuua inimesele surematus ja igavene elu. Jumal teeb kõik, mis ta suudab peale teie valikuvabaduse kuritarvitamise, et aidata teil mitte jääda ilma kogu igaviku suurimatest õnnistustest. Jumal tunneb erilist armastust igaühe vastu, kes temaga ristimisvetes lepingu sõlmib. Ja see jumalik armastus süveneb lisalepingute sõlmimise ja ustava pidamisega. Seejärel sureliku elu lõpus leiab aset iga lepingulapse ja meie taevase Isa kallis taaskohtumine. Ta hoolib sügavalt ka sellest, et kõik ta lapsed saaksid võimaluse taastatud evangeeliumi rõõmusõnumeid kuulda. Taeva Isa on saatnud oma lapsi maa peale kauem kui 6 aastatuhat. Enamik neist inimestest pole veel saanud talitusi, mis teevad neist igavese elu väärilised. Sellepärast ongi templid nii tähendusrikkad ja sellepärast on Iisraeli kokkukogumine mõlemal pool eesriiet täna maa peal kõige tähtsam aade. Teil, mu kallid pühatöökaaslased, on selles kogumises oluline roll ja ma tänan teid selle eest. Sellega jõuan ma oma 3. punktini. Teadke tõde oma usule pöördumise kohta. Tõde on see, et te peate ise oma usule pöördumise eest vastutama. Keegi ei saa teha seda teie eest. Lubage, ma palun teil nüüd mõne küsimuse üle mõelda. Kas te tahate tunda rahu seoses muredega, mis teid hetkel vaevavad? Kas te tahate tunda paremini Jeesust Kristust? Kas te tahate teada saada, kuidas tema jumalik vägi saab teie haavad ja nõrkused tervendada? Kas te tahate tunda oma elus Jeesuse Kristuse lepituse sulnist ja rahustavat väge? Nendele küsimustele vastuse otsimine nõuab jõupingutust, suurt jõupingutust. Ma annan teid, et te võtaksite oma tunnistuse eest vastutuse enda kätte. Tegutsege selle nimel, vastutage selle eest, kandke selle eest hoolt, kosutage seda, et see kasvaks, toitke seda tõega, ärge saastage seda uskmatute inimeste valefilosoofiatega ja siis imestage, miks teie tunnistus kahaneb. Palvetage iga päev tõsimeeli ja alandlikult. Kosutage end vana ja nüüdisaja prohvetite sõnadega. Paluge, et Issand õpetaks teile, kuidas teda paremini kuulata. Veetke rohkem aega templis ja pereajalootööd tehes. Kui panete tunnistuse oma elus tähtsamale kohale, siis pange tähele, et teie elus leiavad aset imed. Kui teil on küsimusi, ja ma loodan, et teil on küsimusi, siis otsige vastuseid, soovides tulihingeliselt uskuda. Õppige evangeeliumi kohta kõike, mida saate ning pöörduge kindlasti juhatuse saamiseks tõde täisallikate poole. Me elame evangeeliumi ajajärgul, mil midagi ei hoita tagasi. Seega vastab Issand omal ajal kõikidele meie küsimustele. Vahepeal sukelduge rikkaliku ilmutuse varamusse, mis on meie käeulatuses. Ma luban, et kui te seda teete, tugevdab see teie tunnistust, isegi kui mõni teie küsimus on veel vastamata. Teie siirad usuga esitatud küsimused viivad alati suurema usu ja lisateadmisteni.
kui sõbrad ja pere peaksid kirikust eemale astuma, siis ärge lakake neid armastamast. Ei ole teie õigus kritiseerida kellegi teise valikut, nagu teie ei soovi, et keegi teie ustavaks jäämist kritiseerib. Palun kuulake mind nüüd, kui ma ütlen, ärge laske end eksiteele juhtida neil, kes võivad tankida oma kahtlusi millegagi, mida teie nende elus ei näe. Ennekõike, laske oma skeptilistel sõpradel näha, kui väga teie Issandat ja tema evangeeliumi armastate. Laske oma uskuval südamel nende kõhklevat südant üllatada. Kui te võtate oma tunnistuse eest vastutuse enda kätte ja panete selle kasvama, saate te Issanda käes üha võimsamaks tööriistaks. Te olete innustatud paremast aatest, Jeesuse Kristuse aatest. Selle maa peal ei toimu midagi tähtsamat kui Iisraeli tema heaks kokkukogumine. Andke oma taevasele Isale teada, et te tahate aidata. Paluge, et ta teid selle hiilgava aate nimel tööle rakendaks. Ning seejärel astuge samm tagasi ja imetlege, mis juhtub, kui te lasete Jumalal oma elus valitseda. Mu kallid noored sõbrad, ma armastan teid. Ma tänan teid. Ma usun teisse. Issanda prohvetina õnnistan ma teid sellega, et te teaksite tõde selle kohta, kes te olete, ning hindaksite kõrgelt tõde oma tõeliste hiilgavate väljavaadete kohta. Ma õnnistan teid, et te võtaksite oma tunnistuse eest vastutuse enda kätte. Ning ma õnnistan teid, et teil jaguks soovi ja jõudu oma lepingutest kinni pidada. Ma luban, et kasvate seda tehes vaimselt, vabanete hirmust ja muutute enesekindlamaks, kui suudate praegu vaevu ette kujutada. Teil on jõudu kaugelt enam positiivset mõju avaldada, kui teie loomulikud võimed seda võimaldaksid. Ja ma luban, et teie tulevik on lummavam kui miski, mida te suudate praegu uskuda. Ma õnnistan teid ning väljendan teile taas oma tänu ja armastust. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Life is o'er. We may
Our dear Heavenly meie kallis taevane Isa, me oleme alandlikud ja tänulikud, et saime täna kokku koguneda, et kuulda meie prohveti häält. Me oleme tänulikud meie kalli prohveti, president Nelsoni ja õde Nelsoni eest ning nende sõnade eest, mida me täna õhtul kuulsime. Me oleme tänulikud tunnete ja muljete eest, mida me saime. Me palume sind, taevane Isa, et me suudaksime võtta need õpetused ja üleskutsed oma isiklikku ellu, et me suudaksime meeles pidada oma jumalikku identiteeti Jumala lastena, et me suudaksime püüda anda endast parima, et me saaksime ühel päeval tagasi tulla ja elada koos sinuga. Me oleme nii tänulikud sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja armastame teda nii väga ja me ütleme neid asju alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.